Nii, kallid sõbrad, täna ma tahan lugeda teile väga niisuguse toreda ja õpetliku pala. Ja selle ma sain kuskilt ühe tuttava käest, sest kõigil, eks meil seisab see aeg ees, kes on veel nooremad, aga kes on juba selles eas, nendel on ka päris tore kuulata. Ja pealkiri on siis pensionäri pajatusi. Kokkuvõtet meil kõigil huvitav teha, kuidas elab pensionäri vaim ja keha. Jah, kui terve on keha ja terve ka vaim, ei vanaks meid tunista ükski võim. Meil kalliskive hõbedat kulda, koos nendega läheme lõpuks mulda. Hõbe on juustest, kullast hammaste rivid, õige kallid on neeru ja sapikivid. Raamatuid on palju, sealt ei otsi sa muud, kui sõnastikke või arveraamatut. Kapid ja sahtlid täis kõiksugu prahti, aga sa ei raatsi neist saada ka lahti. Ega aastate arvule mõelda ei taha. Kõik vanadusmärgid vahest sa salata tahad maha. Aga hommikul ärgates vahest sa märkad, et varvas on krambis või kusagil torkab. Hammas on lahti, silm jookseb vett või õlas on valu, kui liigutad kätt. Põlv astudes ragiseb ohsa tont. Kord häda teeb selg, kord puusakont. Kõikjal valutab, üleüldse öelda. Ja mis ei valuta, see siis ka enam ei tööta. Veel enne kui otsid sa arstilt abi, oled kindel, et kallal sul kuri tõbi. Sa kõiksugu pille ja arstivet neelad, omal napsid ja veinid kõik ära keelad. Sametisohval istumisest enam ei hooli, hoopis eelistad kõrget ja kõvemat tooli. Öösel sa üleval, päeval unine, tukud, ajaleht lugedes käest maha kukub. Sa julge õhtuti kohvi juua, see võib neid unetud öid sulle juurde tuua. Tass kukub käest, käekott jääb rongi. No kas see siis nii hukka mõistetav ongi? Päris loomulik, et mõni pisike viga meile tuletab meelde auväärset iga. Kõik läheb kaotsi. Pool ärkvel ainast otsi ja otsi. Ei mäleta, kuhu selle kviitungi pannud. Ei sest ole abi, kui kirud ja vannud. Külmkapi avad. Aru enesest anna, kas tahtsid sealt võtta või hoopis midagi panna. Külaliste puhul juhtub vist alati, et kappi unustad magustoidu või salati. Miski edene, kõik läheb vussi, ime siis küll, et närv ei lähe krussi. Kus rahakott, kus vererõhupillid, alati kadunud võtmed ja prillid. Kõik võtab 3 korda rohkem aega, löö parem käega, ei tasu vaeva. Ega teistele kurta kaevata maksa, ei keegi sind nooremaks muuta jaksa. Nüüd aga paeluvad meid maailma uudised, ajalehed, televisioon neist kubiseb, skandaale ja mõrvu ja kriitikat. Aga kõige rohkem muidugi poliitikat. Ministrid kõik on lollid, presidentidel vead, sina vaid arvad, aga mina vaat tean. Anna taevas ja taipu ja pikalist meelt, et ennast võiks leida ka valelt teelt. Ja märkimisväärt on võib-olla seegi, et iseenda vigu ei näe vist keegi. Me ei hakka asjade üle juurdlema, endisaegselt kipume võrdlema. Vanasti kõik oli parem, palju selgem, vesi oli puhtam ja lumi oli valgem, suhkur magusam, sool oli soolasem, viin oli kangem ja krindelgi kollasem. Nüüd asjad on nii kallid, et ostagi ei taha ja pealegi meil on ju nii vähe raha. Me ei julge õhtuti tänaval olla, varas või röövel võib kallale tulla. Meid põneval ajal on elama pandud, muret vaeva ja edugi kogeda antud. Meid alati saatnud on nalja veel, nii eile kui täna. Küllap hommegi veel. Vanagi olles võib kevadet rinnasest kanda, elu rõõmu ja vaimustust teistele anda. Ja kuigi elulaval mängime viimast vaatust, oma rahvale soovime siiski paremat saatust. Ma tänan, sõbrad!